Seekordse poodiumi peateemaks on Belgias lõppenud WRC ralli. Meile tuleb külla Eesti üks edukamaid ujujaid, Gregor Sirk. Jalgpallirubriigis vaatame otsa Premier League'ile ja Serie A-le. Lauri seekordseks väljakutseks on Eesti kergejõustiku tipud EM-il. Loomulikult vaatame otsa ka selle nädala parematele spordisündmustele ja nendega kaasas käivatele koefitsientidele. Lisaks veel käivitame ühe väga põneva ennustusvõistluse. Vaata poodiumi! Enne kui me alustame uudistega, peame ära seletama, miks Margus näeb selline välja. Nimelt ta kaotas eelmisel nädalal meil suurepärase väljakutse ja mina sain valida talle kostüümi ja üle-eelmisest nädalast oli tal võlg. Nimelt ta ei kandnud uudiseid lugedes boksi ja hambakaitsmeid. Need on tal täna olemas, nii et kõik me oleme valmis ja saame alustada uudistega. Vormelimaailma silly seasoni viimane hitt on see, et Mick Schumacher läheb Alpiini, kus teadupärast lahkub Fernando Alonso. Kus selline kuulujutt alguse sai? Loomulikult sellest, et Mick Schumacher hakkas Instagramis jälgima Alpiini F1 lehekülge ja selle lõpubossi. See on ju tõeline põhjus arvata, et ta liitub tõepoolest Alpiiniga. Absoluutselt, mul ei ole mingit kahtlust sellest. Aga väike klausel siia juurde võib-olla siis see, et tegelikult Mick Schumacher jälgib oma Instagrami kontol kõiki vormel 1 tiime, nende bosse ja sõitjaid. Nii et... Äsja lõppenud Euroopa meistrivõistlustel kergejõustikus tõi kõige parema koha meile Janek Õiglase pronksmedal. Ülipõnevas heitluses jäi peale ehk siis võitis kulla sakslane Niklas Klaus, teiseks tuli šveitslane, jõbe väsitav on niimoodi rääkida, Simon Ehammer ja 5. koha saavutas Michael Uibo, kellel ei olnud võib-olla need kõige paremad võistlused. Päris 8400 punkti ka Janek Õiglasel täitsa tulnud, aga väga südikas ning optimistlik enesekindel esitlus viisid tulemuseni, mida me oleme väga kaua juba oodanud, eks ole? Absoluutselt. Casemiro läks Manchester Unitedisse. Kas meeleheitlik Mänu teeb taaskord meeleheitlik ostu? Seda me veel täna ei tea, aga tundub, et Mänust on saamas Real Madridi vananenute staaride surnuaed. Ma arvan, et Mänust on vaikselt saanud kõikide vananenud staaride surnuaed. Eesti meeste korvpallikondis kaotas reedel kontrollkohtumise Lätile 80-69. No mis me sellest mängust arvame? Selles mõttes, et tegelikult esimene veerand oli ju täitsa kobe. Sa mängisid ju normaalselt. No kurb on ju tegelikult see, et Eesti läheb nüüd vastu EM-ile hunniku kaotustega ja vigastustega. Ja, sellest on tegelikult, see oli nagu totter viga või see ei olnudki nagu... Ta ei paistnud isegi peana, et võib-olla oleks võinud sinna, ma ei tea, korvi külge rippuma jääda või... See oli sest lauale lendamisest. Ja, no küünar, kodarluu, mis ta seal oli, küünarvarreluu. Aga no loodame ikkagi, et Eesti poisid EM-iks saavad parima satsi kokku ja EM-il läheb tuliseks andmiseks, sest et mina isiklikult lähen ju kohale ja ma tahan näha parimat showd, mis võimalik. Mina vaatan telekast. Mind niimoodi ei lasta sinna. On käes aeg rääkida rallist ja loomulikult Belgia rallist, mis äsja lõppes ja lõppes väga edukalt meie jaoks. Ja selleks on meil loomulikult jällegi külas Margus. Nii, tere tulemast ja millised on sinu tunded selles osas, et Ott on nüüd teist korda võitnud ralli järjest? Jaa, hooaeg on võtnud sellised väga huvitavad pöörded. Punktiseis muidugi selles mõttes nagu liiga ilus ei ole, et noor soomlane on ikkagi päris pikalt eest ära. Aga no parem kui 2 rallit tagasi. Ja seda küll, et selles mõttes asi liigub nagu täitsa huvitavat stsenaariumit mööda. Aga kumbki ralli võiti ilmselt ei ole midagi sellist, mida nüüd Ott ja Martin ise oleks osanud oodata. Spordimees loomulikult, kui ta läheb starti, ta tahab võita, see on selge, seda me rääkisime eelmine kord ka juba. Aga sel korral ikkagi selles mõttes oli võitlust, oli sellist pinge peale panemist, Kalle Ravampera viga saatis ta suhteliselt varakult nii-öelda nagu mängust välja, Thierry Neuvilli aps, see oli selline natuke selline omapärane,
mustal rajaosal lihtsalt välja sõita ja see kõik tegelikult nagu kukkuski, see tundus, et nagu kukkus sülle, aga tegelikult ma kujutan ette, kui palju tööd selle taga oli, et Ott ja Martin selle ralli võitsid, sest ega tegelikult nende Toyotatega seal lihtne võidu sõita ei olnud ja push'is ju tegelikult Evans veel ka viimasel päeval. Et see kindlasti lihtne ei ole ja ma arvan, et see näitab tegelikult seda, et kui see auto nüüd nagu saadakse niimoodi tööle, nagu Ott seda tahaks, siis hoia piip ja prillid, siis selles mõttes ei ole Kallel enam nii lihtne. Et ma arvan, et see on selline päris korralik tormihoiatus, näidata sellise autoga sellist kindlust, sest nagu ma aru saan, siis Ott on pidanud hakkama sõitma teistmoodi, hakkama võtma rohkem riske ja täna on ta nende riskidega kuidagi hästi ära manageerinud. Kui ma vaatasin seda Belgia rallit, siis mul tuli meelde Ogier, kes sõitis Fordiga ja Citroeniga. Ehk siis ta oli kogu aeg kusagil olemas ja kui keegi kusagil midagi pudistas, siis ta võttis kohe võttis ära. Et selline väga-väga nagu tark ja nagu küps sõit jälle Koti poolt, et surus, kui oli vaja ja võttis rahulikult, kui oli vaja, et seda oli nagu väga-väga kihvt vaadata. Ja muidugi olid ka omad hetked, eks ole. Paar korda oli ikka... Aga kas olid siis nüüd, see oli see All Live'i kommentaatorite peamine küsimus, kas oli the moment või ei olnud? Otti see ütles, et ei olnud, tema ei tea midagi. No see on tavaline sõitja, et loomulikult väljaspoolt paistab asi hullem, kui sõitja enda jaoks seest, aga need olid momendid ja tegelikult... Saba ikka käis mitu korda nagu lap. Ja seal selles mõttes on nagu see, et niipea kui see auto, Belgia näitas väga, väga hästi seda tegelikult, et seal võib kogu aeg midagi juhtuda. Eksisid, peaaegu kõik eksisid. Ja minu meelest nagu Belgia rallit iseloomustab kõige paremini see, et Oliver Solberg tuli 4. kohale. Et see on ja poiss sõitis külma peaga, suutis muredest eemal hoidla ja palun väga 4. koht. Super tulemus. Kaotas küll mingi palju... No, see ei ole oluline. Kalentriga, aga... Hyundai sai väga olulised punktid kätte. See on oluline. Aga räägiks korra lahti need Ypres ralli omapärad, et enne rallit nagu räägiti natukene sellest, et et tuleb väga erinev ralli, eks ole, esiteks me läheme kruusaga. Kõik on erinevad. Kõik on erinev, aga kõik rallid ongi erinevad. Aga mis on siis selle, selles mõttes, et kui nüüd hakati rääkima sellest, et siin pole Hyundai lootustki ja vähemalt Otil ei ole, on ju. Üks asi, et see on nagu Thierry koduaias nii-öelda toimuv ralli, aga mis on selles mõttes, milline eelis oleks pidanud olema Toyotal? Selles mõttes, et 90-kraadised kurvid kõik on ju, ta on niisugune nii-öelda kandiline rada ja kitsas asfalt, eks ole, aga so what, et Hyundai on ka asfaldil ju võitnud. Hyundai, kui me nüüd nagu kerime tagasi Horvaatia rallile, toona tegelikult ei võidetud sõiduga, vaid teine koht Otile ja Martinile tuli õigete otsustega. Ehk et see oli nagu toona määravaks. Kui me räägime Belgiast, siis Belgias ikkagi tegelikult ma arvan, et Toyota oma paremini balansis autoga oleks olnud võimeline tegelikult sõitma ka võidu peale. Aga lihtsalt üks mees, kes neil võidu peale oleks võinud sõita, lõpetas avapäeva suhteliselt varakult ja käis tegelikult ka, nagu me mingitest videotest nägime, käis juba varem otsimas neid nurki sealt. Et ega see aga ta oli kaardilugeja ütles ka, et kuula legend, et ära improviseeri. Ja legend oli natuke liiga optimistlik ja võib-olla siis ei oskagi öelda, mis selle Kalle Rovanpera peas seal toimus. Aga kuidagi tunneb survet ja hakkab eksima. See on üks asi või teine asi on see, et tunneb ennast nagu sellise natuke nagu võitmatuna ja võib-olla ma arvan, et eks see Soome asi natuke nagu hinge peale jäi ka. Tahtis nüüd minna ja lajatada. Aga võib-olla see oli see, et Latvala ju ütles, et küll see tuleb, et see mingi hetk tuleb Rovanperal ja Rovanperal istus see peas, et ma teen selle siis praegu ära, et ma ei taha nagu seda lõppu jätta. et hooaeg lõpeb Jaapanis ja Toyota koduralli, et seal ikkagi tegelikult tahaks nagu poodiumi kõrgemal astmel olla. Ja see oli Jari-Mati Latvala loogika, millel on oma selline tõetera taga, et nii see võis. Aga iga aasta on ju tegelikult pannud kõik. Aga tulles tagasi selle Hyundai juurde, siis kui sa küsid, et mis selle ralli eripära on, selle ralli eripära ongi selline, et pidevalt muutuvad pinnased, hästi palju tassitakse just sellist nagu kruusa ja tolmu ja libedust raja peale juurde ja kraavid. Ongi hästi teravad kraavid teede ääres, seal sellist nagu varianti ei ole, et sa nüüd nagu lähed,
see oli ka tegelikult Kalle jaoks oli nagu äärmiselt selline kehv asjade kokkulangemine. Kui vaatasime seda videot ka hästi rahulikult ja vaikselt, siis on näha, kuidas auto rattad on vasakule välja keeratud. Ja auto nina lihtsalt libiseb alt ära. Ja oleks ta näinud mingisugune, ma ei tea, 10-20 meetrit hiljem välja, oleks ta lihtsalt põllu peale läinud. Noh, võib-olla oleks ka mingisuguse katuse teinud, aga vähem tõenäoline. Aga ta tabas täpselt seda kraavi ninaga. 12 G-d oli sellel hetkel siis korraks pauk ja siis keris niimoodi üle nina. Et noh, see ongi nagu see eripära, et sa ei saa tegelikult, kui sa sinna üle ääre lähed, Thierry Neuville, väga hea näide, lihtsalt täiesti lolli koha peal jäi kinni kõik. Game over. Noh, ja siis loomulikult M-spordi seiklused. Need. Et see Formoo võttis ka ikka trossid ikka puruks sõita. Ja Formoo, mina ei tea, aga mul on selline tunne, et Formoo koht praegusel hetkel M-spordis on väga-väga suure löögi all ja võib-olla isegi see, et järgmisel rallil me näeme teda R5 autoga sõitmas. Kui me räägime siin, et Formoo koht on löögi all, siis silly season on alanud ka WRC-s ja tundub, et kõige kuumem nimi sõitjate turul on Ott Tänak ja üks väljaanne ütleb, et läheb Fordi, teine ütleb, et läheb Toyotasse, kolmas ütleb, et jääb Hyundaisse. Mis me siit välja lugeda? Mis meie väljaanne ütleb? Mis meie väljaanne ütleb? Poodiumi väljaanne. Ja tegelikult, noh, ega seal on selles mõttes 1+1 võrdub 3, see on hästi lihtne ju kokku liita tegelikult, et Hyundail on probleeme. On olnud probleeme, on pikalt olnud probleeme. Ott ja Martin ei ole seal nagu ennast nagu liiga hästi tundnud, mitte meeskonnas, aga just autos. M-sport on Oti selline nii-öelda vana hea kodutiim. Ja soe koht. Malcolm Wilson hea pudeli veiniga ootab teda alati külla. Ja kui sa nüüd nagu sealt nagu viid asjad kokku, et okei, et noh, et täna oleks nagu ikkagi Fordil oleks vaja või M-sportil oleks vaja sellist head sõitjat. Sest noh, need noored... Kes suudaks autot nagu realiseerida ka, on ju? Jah, just, ja võib-olla selle autoga natukene ka tööd edasi teha paremuse poole, siis noh, tundubki nagu loogiline. Toyota ma välistaks. Ma arvan, et see rong on praegusel hetkel vist ikkagi läinud. Ja... Et küsimus on kelle asemele? Kallet ei puuduta, Katsutat ei puuduta, et kas siis Evansi asemele? Poolt hooaega talle ei pakuta, see oleks ju nagu narr. Jah, ja seal on tegelikult ka Lappi, kes... Tahab ju nagu saada sõitja kohta. Ütleme nii, et Belgias esines viisakalt, aga eks tal oleks ka nagu nii-öelda nagu seda aega autos rohkem vaja, et ega tegelikult liiga paljust ei ole, et tahab ka nagu tagasi tulla. Et ma millegi pärast arvan, et jääb ikkagi see sama Hyundai. Jube palju tööd on tehtud ja praegusel hetkel justkui nagu ära minna, see on nagu see tippjuht lahkub ettevõttest, mille nii-öelda nagu kasumikõver hakkab just ülespoole liikuma. Et miks peaks ära minema? Et kui nüüd, me ei tea, mis meeskonnas sees on, ilmselgelt kooruvad sealt välja, et lisaks siis nii-öelda nagu nende tehnilistele muredele on meeskonnas väga selged juhtimisprobleemid. Ehk et tegelikult pole olemas inimest, kes siis võtaks vastu mingid konkreetsed otsused, et nüüd teeme nii, astume 2 sammu tagasi, on Christian Loriot, suurepärane insener on meeskonnas, aga täna nagu sellist nagu kõige kõrgemat, sellist Andrea Adamo taolist isalikku figuuri või ma ei tea, kas või näiteks Jari-Matti Latvala taolist, et kes nagu ongi selline käib ja seletab, et seda ei ole täna. Ja see nagu pärsibki seda, et noh, nad on nagu kollektsionäärid, nad koguvad infot, noh, mõni kogub marke, Hyundai kogub infot. Ja selle infoga ongi nagu see, et see ajabki sõitjaid marru. Et kaua me kogume seda infot, hakkame nagu tegema ka midagi. Et meil on nagu datat on tohutult, ma ei tea, terabaitide kaupa, hakkame midagi tegema sellega. Ei tehta. See on nagu täna probleem. Aga mis siis ikkagi nagu see probleem nagu on selle autoga, sest me nägime, et nad et noh, balansi küsimus, mida see täpselt tähendab, sest tippkiirus on neil parem kui Toyota. Vääne on nõrgem. Balansi küsimus, see pigem on nagu see, et kui me oleme kuulnud, et Ott on öelnud, et ta on muutnud oma sõidustiili agressiivsemaks. Ott on olnud hästi sellise puhta joonega sõitja ja nüüd ta peab nagu kõvasti rohkem vaeva nägema, mis tähendab seda, et see auto nii-öelda nagu liigub rohkem tee peal. Auto tänu hübriidsüsteemile on ka pisut raskem ja kõik muud sellised asjad, erinevad sellised tiflite seadistamist asjad, kõik natuke nagu tagasi astutud. Ehk see raskuskese nagu on balansist väljas või? Raske öelda, võib-olla see on natuke nagu suurem fundamentaalsem probleem. Ilmselt kuskil mingis geomeetris on kuskil võib-olla mingisugust vead tehtud, kõik asjad. Ja vist ka eelmine saade korra mainisime, et ega tegelikult seda ei ole võimalik
noh, niimoodi, et muudame ära. Et seal on vaja, sul on ju mingid teatavad homologeerimisaknad, millal sa mingisugused osised vahetada. Täna saad sa mida teha, saad mingite seadetega mängida natukene, et noh, auto paneb. Morti kruttida. Jah, või siis ongi nagu see, et või siis nagu sõitjad adapteerivad enda sõidustiili. Ja noh, nüüd saab näha, tulevad sellised lõhkumisrallid. Tuleb Kreeka, tuleb näha, mis siis saama hakkab. See on ju, Kreekas on ju hea istuda kusagil seal 3. kohal ja oodata, et ees rehvid purunevad ja siis jälle üks erilik võit ära võtta. Ja, et noh, see peaks olema nüüd nagu jälle, ma ei julge enam öelda ka seda, et see järgmine ralli võiks nüüd olla nagu Toyota ralli, sellepärast et Toyota kuidagi on nagu oskuslikult oma šansid 2 rallit järjest maha mänginud. Ja Pirelli kallal ei hädalda keegi enam. Tundub, et praegu on rahulik. Praegu on jah nagu rahulik, et vaatame, mis Kreekas saavad. Nagu pull oligi, noh, seal samas Belgia rallil väljast on tükid väljas, aga rehvid on terved, et see on nagu, noh, paar rallit tagasi vingusime just, et nagu lähevad nagu plaks ja plaks. Läksid nagu liiga kiiresti, eks ole. Et aga praegu nagu pigem nagu Belgia on puruks, aga rehv on korras. Pirelli saab ka asjadega ilusasti hakkama, nii et see oli. Ja Kreekalt ootame siis vaikselt arglikuga kirjutame, et Toyota peaks siis tegema comebacki. No eks nad tahaksid kindlasti. Kõik Ford tahaks ka. Ja Ford tahaks ka. Fordi puhul muidugi ongi see küsimus, et kes seal sõitma hakkab, eks ole. Et täna selles mõttes, nagu sa ütlesid ka, et silly season on alanud, ehk siis sõitjate turu spekulatsioonid. Ja ma arvan, et nüüd küll selles mõttes pärast seda 2 rallit, ega tegelikult, kui nüüd nagu mõelda, ega Toyota nagu halvasti ei läinud. Aga me oleme arvanud, nad võidavad kogu aeg. Me oleme arvanud, et Kalle võidab. No, jah. Et see ongi see vahe, et seal teist nagu sellist väga võiduvõimelist sõitjat välja pakkuda ei ole, et Evans ikkagi mingitel hetkedel, noh, nagu me oleme näinud, Evans ei ole pühapäeva mees, ega see pühapäev ei saanud ikkagi hakkama. No see on ikkagi Otti vaja sinna Evansi asemele ja siis me näeme Kallet ja Otti võrdsetes masinates sõitmas. Seda sa tahaksid? Ma väga tahaks näha, kumb see kõvem mees ikkagi nagu päeva lõpuks on kas nii-öelda vanameister või siis noor jumal, et see oleks päris äge vaadata. Aga mis sa arvad, mis sa saad? Latvala võttis nüüd, istus Kallega maha ja ütles talle, et kuule, et noh, nüüd sa tegid oma selle crash'i ära, et ait küll, et katsume nüüd nagu lõpuni sõita, sest noh, vaatamata sellele suurele punktiedule igasugust asju võib juhtuda, 2 crash'i veel teed, siis läheb asi juba nulli nagu ära. Ja ma arvan ka, et selline nii-öelda nagu arenguvestlus toimus seal koha peal ja raske isegi öelda tõesti, et mis siis juhtus ja miks nüüd nagu siis läks natukene võib-olla uljaks nagu meil selle info baasil, mis meil on. Et tegelikult on näidanud hästi täiskasvanulikku sõitu, aga võib-olla ikkagi on see, et tingituna tema noorusest tal sellisel Belgia-taolisel rallil ei ole nii palju kogemust. Natuke nina püsti ka ja võib-olla ka jah, ja seal lihtsalt oligi see, et läks natuke liiga kiiresti sinna kurvi sisse ja võib-olla ei oska veel neid asju nii hästi kõiki arvestada. Et see tundus mulle natukene kummaline, sest ta on näidanud läbi hooaja väga-väga tarka sõitu. Et ta ongi pigem olnud sellise lähenemisega, et pushib seal, kus saab pushida ja kus ei saa, siis seal pigem hoiab tagasi. Aga eksimine on inimlik. Ja loomulikult. Et see selles mõttes käib mängu juurde ja ma arvan, et kui Kalle oleks nüüd, ma ei tea, siit järjest ära tõmmanud veel ka Soome ja Belgia ralli võidud näiteks, ma ei tea, mingisuguste asjaolude kokkulangemisel, oleks Belgias endale kindlustanud maailmameistri tiitli ära, siis oleks nagu natukene nagu igavaks läinud. Täna me paneme sinimustvalged prillid ette ja vaatame, et tegelikult, et äkki isegi. Matemaatiliselt ju saab veel. Et äkki isegi on Jaapanis nagu põnev, et on põhjust öösel üles tõusta. Ja sellega on meil paraku aeg otsad kokku tõmmata. Aitäh sulle, Margus, tulemast ja meiega analüüsimast seda Belgia rallit. Jääme ootama sind peale juba Kreeka rallit ja loodame ka loomulikult Oti ja Martini head sõitu. Ja Virves ka, Robert ka. Ja loomulikult Roberti, jah. Võib tuli maailmameistriks. Võitu, ootame maailmameistri tiitlit. Kui me eelmisel hooajal hakkasime tegema poodiumisaadet, siis üks esimesi Eesti sportlasi, kellele ma kirjutasin ja talle külla kutsusin, oli ujuja Gregor Sirk. Nüüd on ta lõpuks meil siin kohal. Tervist! Tervistus! Tuleb välja, et sul on nii tihe graafik ja Eestis oled sa ikka väga-väga vähe aega. Nii on. Tõele? Jaa, et nagu sa ütlesid, et
sa kirjutasid juba ammu mulle, et aga ei saanud kuidagi neid aegu klappima, et ma jah, väga palju aega veedan ajast välismaal, et Eestis nii-öelda need vähemalt siis ujumis-treenimistingimused on üpris keerukad ja mulle on nagu sobinud see välismaal olemine ja treenimine rohkem. Kalev Spa bassein on sinu jaoks jäänud väikseks? Mõnes mõttes selles. Ta hüppab sisse, vaata tuleb kohe teise poolt välja. et eks see, minu teada on Kalev Spaas üks maailma kallimad rajarent esiteks on ju ja nii on, et see on üks nagu takistus juba ja teine on see, et mul lihtsalt ei ole treeningpartnereid ja nii-öelda minuga treener on tegelikult välismaalane, et me ei ole kuidagi saanud siia nagu Eestisse integreeruda, et oleme välismaalt neid võimalusi otsinud. Aga see on täitsa tavaline ka, põhimõtteliselt enamus tipud, kes ikkagi Eestis on, need treenivad ja toimetavad juba välismaal. Jah, mul on ka tundnud, see on siuke. Eestis käiks puhkamas. Aga kui need fännid nüüd ikkagi autogrammi tahavad, kuhu nad tulema peavad siis? Seal, kus ma olen, Sa oled? Jälgige Gregor Instagrami ja siis vaadake story. Põhimõtteliselt. Ei, seda küsimust on mul viimase ajal väga palju küsitud ja tegelikult ainuke vastus ongi, et praegu ma olen siin. Et mul ei ole, ongi siuke imelik. Et te olete esmaspäeva õhtuti kella 4-5 istud Tammsaare pargis Tammsaare kuju kõrval. Eks Eestis kõige parem on, või kõige suurem tõenäosus on Kalevis mind näha, aga välismaal meil on jah siuke situatsioon praegu, et me käimegi, oleme üks kord ühes kohas, teine kord teises kohas, et sellist baasi või kui sellist meil nagu praegu ei ole, et kahjuks, et me vaikselt tegeleme sellega, aga praegu on siuke olukord. Aga kus need nagu ägedad tingimused on, kus sa ise tahaks teha? No üks, kus me olime siin mõned aastad tagasi väga pikalt, olime Türgis näiteks, Antalya lähedal üks väga-väga ilus ja väga kõva spordikompleks, kus ka nii-öelda kergejõustiklased käivad väga tihti laagris, et Rasmus Mägi olen seal väga palju kordi kohtunud, et on siuke mõnus, ilm on hea. Ja soe vikutate ka. Ja, täpselt. Aga kerime korraks natukene ajaloos tagasi. Kuidas sa üldse sattusid basseini ujuma? No ma arvan, et nii nagu iga inimene mõnes mõttes, et mina alustasin algõpetuse kursustega või vanemad panid mind sinna. Ja kas sa nägid sinus mingit talenti või kus see nagu mõte tuli või lihtsalt, et viskame poisi vette, et see väsitab hästi ära, et see on kodus rahulik? Või... No pigem nii jah, et ujumisoskus on ju tegelikult väga eluks vajalik oskus selles suhtes on ju, et tegelikult peaks iga inimene oskama ujuda. Eks ma arvan, mu vanematel oli ka ikkagi eelkõige see eesmärk ja lihtsalt, et laps teeks midagi nii-öelda. Ja ma tegelesin noortega teiste aladega, noorena ka teiste aladega ja nagu näiteks jalgpall, korvpall, triatloniga tegelesin väga pikalt. Üldse jalgrattaga sõitsin ja judo, kergejõustik, kõik ei nimeta ainult. Kas su vanemad olid ka sportlikud, oli see nagu perekondlik eeskuju või? Minu isa oli laskesuusataja noorena ja siis mingi, et ta tuli ära sealt ja siis ta põhimõtteliselt mõned lisakilod tulid ja siis kui mingi, et mina suutsin ka juba rattaga sõita ja nagu normaalselt, siis me hakkasimegi koos näiteks trennis käima rattaga sõitmas ja siis tema hakkas ka triatloni tegema, et ma andsin talle nagu väikse selle spordipisiku nagu tagasi, et ta on ise ka nagu, tal oli hea meel nagu koos teha midagi. Lapsevanemana võin öelda seda, et sa ootad ka seda aega? Ma ootan ka seda aega, jah, et kus saaks nagu lapsega koos tegema hakata. See on nagu ongi äge bondimine ja lisaks nagu motiveerib nii last liikuma kui ennast liikuma. Aga Margus, ma tean, sul on hästi palju küsimusi, aga ma küsin ühe küsimuse veel. Ei, ma tahtsin lihtsalt öelda, see oli ka minu vabandus. Ma ootan ka kuni laps suuremaks. Saaks selle kõhu eest ära. Aga mis hetkel sa said aru sellest, et ujumine on ikkagi nagu päris värk ja sellega tahad nagu minna nüüd lõpuni välja, et kas see oli nagu mingisugune taipamine või see kuidagi läks kuidagi niimoodi, et käisid seal trennis ja siis pandi võistlema ja olid poodiumid ja siis mõtlesid, et aga siis ujun ja... Ma ütleks, et ma olen ka vanematega tagantjärgi rääkinud, et ujumine oli alati see ala, mis mulle kõige rohkem meeldis. Et oli kogu aeg number 1 minu jaoks nendest kõikidest spordialadest, mis ma tegin. Et lõpuks jäigi see nii-öelda triatloni ujumine nagu mingil määral ja aga siis tulid ka suvel nagu võistlusi, ujumisvõistlusi nii palju, et ma ei sootnud enam triatloniga tegeleda. Ja siis ma saingi aru, et okei, nüüd on aeg vist nagu ainult ujumisele keskenduda. Ja ma arvan, mis ma olin mingi 13-14, et siis juba oligi võistluskalender oli siuke, et ega triatloniga otseselt ei jõudnudki tegeleda suvel ja siis sealt juba ma arvan, läkski edasi nagu niimoodi. Kuidas selline tipujuja treeningpäev välja näeb, et tõusen hommikul kell 4 ja lähen hüppan basseini? Enam minu oma ei näe nii välja. See oli rohkem gümnaasiumi ja põhikooli aegu, kui hästi vara pidi siis enne kooli hommikuse trenni ära tegema ja siis õhtul said teise teha. Aga praegu on
minu sihuke klassikaline päev on, ütleme, ma ei tea, 7:30 ärkan üles, teen hommikusöögi endale, rahulikult ärkan, liigun basseini, teen kuival natukene trenni, nii-öelda võimlen keha lahti, ujun umbes 2 tundi, siis reeglina ma lähen otse jõusaali, umbes tund aega seal, siis koju, lõunasöök, väike uni ja siis on juba õhtune trenn ja siis jälle samamoodi väike soojendus, umbes 2 tundi vees ja õhtul koju, õhtusöök ja siis on sihuke lihtsalt rahulik olemine. Magame jälle tagasi. Okei, see on nüüd nagu selline tavaprogramm, eks? Jah, väga klassik. Aga nüüd ütleme, kui sa pead ennast nagu sellesse tippvormi ajama, ajastama näiteks, ütleme, 6 aja pärast on, ütleme, mingisugune suurvõistlus ja kuidas siis nagu seda, et kui sa, ütleme, tahaksid oma tulemusi, oma enda rekordit ületada või tulemusi parandada, siis mis see ekstra või lisa nagu programm ette näeb? Ega otseselt ei näegi. Tegelikult ma nii-öelda ujumis treeningkordi nädalas ja jõusaali treeningkordi nädalas jäävad samaks, aga see maht nagu läheb aina vähemaks, et enne nädal enne võistlusi ma ei veeda vees 2 tundi, et pigem see on nagu tund aega. Tehakse just puhkama? Et meie laseme nagu kehal puhata ja rohkem on võib-olla sellist plahvatuslikku tööd, kiirustööd. Et lihtsalt see treeningmeetod või nagu see nagu pigem muutub või trenni sisu, et aga nii-öelda päevarutiin mõnes mõttes on sama. Muidugi ka selle puhkusega tuleb see, et nii-öelda ööd lähevad pikemaks mõnes mõttes, et ma magan rohkem ja keha nagu ise tunnetab ka, et ta nagu tahab rohkem puhata. Aga kas mingi tehnikalihv ka veel, ütleme, et kus ma saaksin selle lisa 100 või 10? See töö pigem käib treening nagu perioodi vältel nagu, et hooaja ettevalmistusel käib see. Ja siis kui nagu korralik töö on nagu siis on ju, et me võistleme ka hästi palju ja võistlusi nagu analüüsime ka, et kuidas sealt nagu midagi tuua nii trenni ja siis trennist nagu jälle võistlustele, et seal jah, viimasel nagu perioodil nagu väga otsest muutust ei ole, et pigem on selline puhkamine, selline hea tunnetuse otsimine, jah, ega seal midagi raketiteadust ei ole, ütleme. Äsja lõppes Roomas EM. Tahtsin sama küsimuse küsida. Et loomulikult me ei saa sellest üle ega ümber, et kindlasti millised eesmärgid sa endale seadsid ja kuidas sa ise hindad, kuidas sul läks? Eks mul nagu medali mõtted olid mõnes mõttes, et ma tead... Sportlasena muud mõtted? No muidugi, et ma olen sellisel tasemel, et tegelikult ega väiksemad eesmärke nagu ei tohikski seada praegu, vähemalt Euroopakatel, et MM-il praegu nagu ma veel finaali ei ole saanud, et seal nagu on kõigepealt võtame finaali ja siis vaatame edasi. Aga Euroopakatel ei olnud mul esimene kord ka finaali saada, et finaalis see oli, tegelikult 150 meetri peal ma olin esimene, võib-olla mõned nägite rääkast. Vaatsime kaasa. Et oli kiire algus, lõpp läks väga raskeks. Samina sai otsa, võhm sai otsa. No, tundub nii, jah. Et eks see, ma olin ka, minu eesmärk oli kogu aeg alustada kiiremalt ja üldse enda ujumise algust nagu saada kiiremaks. Et selle eesmärgiga ma tegelikult sain nagu hakkama ja mul on selle üle väga hea meel, et nüüd tuleb vaja see lõpp kuidagi lihtsalt paremini pidama saada. Jah, et energiavarusi veel nagu paremini ära jagada aga see ei tohiks nagu tegelikult väga suur probleem olla, et treener oli rahul, mina olen rahul. Mina olen ka rahul. 6 kohti ei ole tegelikult ju halb. Ja absoluutselt, medalist jäi 80 ikka puudu, et see ei ole mingisugune 2 sekundit, mis oleks nagu kätte saamatu, et tegelikult on 2 või 1 tõmmet, et olen seal lähedal. Sinu lemmikala või ütleme, tugevam ala libliku ujumine 200 meetrit. Libliku ujumine tundub nagu kõige keerulisem üldse, et tegelikult mõne jaoks tundub nagu minusuguse jaoks suht võimatu selline. Ma olen ikka proovinud järves. Liigun, aga mitte väga kiiresti. Ma olen ka järves ikka proovinud seda liblikat, ma teen mingi 10 tõmmet ära ja mul on keel vestil ujun edasi selga. Ma mõtlen, liblikat peaks ujuma kusagil lõunamaal, kus on hästi soolane vesi, et siis sa oled nagu... Vee peal rohkem. Et muidu on nagu hästi kiire. Et kuidas sa selleni jõudsid, et see nüüd on, või kas see nõuab mingisugust spetsiaalset kehakuju, et siis... Üldpildis ujumises on üldse hea, kui sul näiteks pikad käed on ja pigem pikk nagu keha ja lühikesed jalad. Aga eks igaüks, nagu ka iga spordialaga, igaüks leiab enda ala nii-öelda lõpuks, et minu jaoks on nagu liblikas ja ikka krooliujumine nagu väga hästi sobinud. Ja näiteks rinnuli mina ei oska üldse, ma oskan ujuda seda, aga mitte kiirelt, ütleme siis niimoodi.
et eks see kuidagi aastatega nagu välja kujunenud ja seal nagu võib-olla ma tunnen kõige paremini ennast praegu ja tulemused ja samas ka nii-öelda see maailma konkurents on praegu selline, et võib-olla see on kõige lihtsam nagu mingid medalid saada kuskil. Et on kõige raskem ala, kus on kõige nagu mõnes mõttes kõige vähem just, et kroolis on nii, et kroolis ka põhimõtteliselt igaüks ujuda ja seal see tase on nagu väga-väga kõva, et see on jälle kiire ka, et seal on nagu need vahed on ikka jälle väikesed ka. Jah, seda ka, et ongi konkurents on tihedam aga samas eelmine aasta näiteks olümpial ma sain kõige parema koha kaasa krooliujumises või vabalt ujumises, et see on põhimõtteliselt oleneb, kummale ma keskendun, aga praegu me oleme jällegi pigem liblika nagu suuna võtnud. Kui kerge või raske on tippujujana Eestist välja murda ja ütleme, teha sellist karjääri, nagu täna sina teed ikkagi nagu siin erinevatel võistlustel, sul oli üks hetk oli päris pikk võiduseeria, kus sa järjest tulid ja tassisid kulda koju. Et kui keeruline või nagu lihtne üldse Eestist on nagu sinna tasemele jõuda ja palju sa nagu pead ikkagi ise nii-öelda sõnades mõttes hasselima, et see asi nagu teoks saaks? Väga palju, et ma ütleks, et see kõik põhimõtteliselt ongi minu nagu, mina ise olen nagu selle teekonna endale loonud. Manager on sul? Ei ole. Ise oled enda manager? Jah, ma räägin, isa on mind väga palju aidanud ja nüüd nagu aastatega on neid tutvusi ja nagu ka sõpru nagu tulnud, kes on nagu väga palju aidanud mind, et eks lõpuks ikkagi algab nagu enda tahtest, et mina läksin peale põhikooli gümnaasiumisse, läksin välismaale, siis ma sain aru, et mul ei ole siin nagu väga midagi teha, et ma eesmärgid on ikkagi suured ja põhimõtteliselt läksingi ise kohe välismaale ja tagasi ma nagu otseselt ei olegi tulnud tegelikult. Et küll kunagi spordiministrina jõuab tööd teha küll. Jah, põhimõtteliselt jah. On sul ka eeskujusi ka, et võt see ujuja on nagu täitsa pöörane üle mõistuse, seda taset ei saavuta keegi, ma ei tea, Michael Phelps või keegi. Jah, Phelpsi näiteks ma väga hindan tema saavutusi, mis ta nagu, see on täiesti ulme, mis ta on nagu saavutanud, on ju. Aga see on isegi huvitav lugu, et varem oli lihtsalt minu nagu mõnes mõttes iidol olin Chad de Clos, kes 2012 siis Phelpsile näiteks pani ära esimest korda suurel areenil tema põhialal 200 liblikas ja nüüd 2017 me hakkasime koos treenima juhuslikult ja nüüd me oleme nagu väga head sõbrad, et mul on tema kõrvalt nagu väga huvitanud õppida just seda nagu mindseti poolt, et tema tuleb ka väga nii-öelda Lõuna-Aafrikast, kus oli ta on rääkinud lugusid, kus ta pidi ka mingi tavaujutajatega koos ujuma põhimõtteliselt ja mingis täiesti mingi tava nagu basseinis ja väga rasketes tingimustes. Et tema nii-öelda see, ma ei tea, hustle ja kuidagi see mindset nagu, seda on väga huvitav kõrvalt jälgida ja nagu ka mõnes mõttes nagu õppida sellest ja nagu tuua nagu enda karjääri, ütleme nii, et võib-olla ma tooks tema välja, et aga muidu ma olen nüüdseks nii paljude nagu tippujatega nagu sõbraks muutunud, et nagu nendega on lihtsalt, ma ei tea, minu jaoks on nad sõbrad pigem. Et anname üle seda väikest poissi, kes vaatab alt üles Ian Thorpe'ile ja tahab katsuda teda, et kas ta ikka päris on. Tahab neid ujukaid katsuda, et kas kui libedad need on. Aga millised on tulevikuplaanid, tulevikumõtted? Kas tunned, et piik on saavutatud või oled alles teekonnal poole peal? Ma arvan, üle poole on ikka mindud selles suhtes, et ja lõppu kindlasti ei ole veel saavutanud, et praegu see ma loodangi varsti mingisuguse baasi leida nagu vähe nagu kindlama nagu asja endale, et kus ma saaksin stabiilsemalt olla, et ei oleks nii palju seda edasi-tagasi pendeldamist. Et kindlasti seal on nagu see varu ja nii-öelda ka enda nagu tiimi jälle tugevdamine, et seal baasis võikski olla kõik füsioad, kõik mingid, ma ei tea, jõusaalitreenerid, et praegu põhimõtteliselt kogu aeg ma näin käinud enda ujumistreenerit, aga jõusaalis ma olen tegelikult üksinda. Füsiot on ka niimoodi, et küll leian kellegi, siis teen temaga on, et aga Eestis nagu mul on kogu aeg sama inimene näiteks. Et näiteks see on üks suuremaid asju ja siis alati saab rohkem treenida selles suhtes ja paremini taastuda ja et see kõik nagu need pisiasjad nagu, iga asi saab natukene paremale, ütleme niimoodi. Nagu Rauno Sappinen ütles, et kui sa oled 1% parem, siis sa oled juba maailma edetabelis ikkagi kõvasti kohti üleval. No täpselt, ma olen arvutanud isegi, et kui oleks 1% parem, ma oleks juba medali võitnud olümpial. Aga saateaeg natukene pitsitab takka, küsin viimase küsimuse. Ja väga konkreetse, millal ja kust tuleb poodium? See on siuke hea
klassikaline ajakirjaniku küsimus. Just. No me oleme ikkagi professionaalsed ajakirjanikud ka. Ja natuke väikest viisi ennustajad. Et enne iga tiitlivõistlust mulle sama küsimust küsitakse, et minu lihtne vastus on, kui tuleb, siis ala tuleb ja ega me ei tea seda, mitte keegi ei tea seda ka, on ju. Ei no meie arvame, et Euroopa 6. koht on super tulemus, et selles ei ole mingit kahtlust. Aga see ei ole veel sinu lagi, ma ütlen. Jah, me usume, et sul on... Ei no küll ta jah, ilmselgelt esimesel võimalusel oleks kõige parem selles suhtes, et see väga palju oleneb, kuidas konkurendid areneb, kuidas mina arenen ja ma räägin see kohaga lõpuks nii, et seda ma ei saa kontrollida, et kui minust, ma võin ka maailmarekordi ujuda teoreetselt, aga kui minust 3 meest ujuvad ka eespool maailmarekordi, siis mina olen see, kes jääb medalita, on ju. Et see nagu spordivõlu on ja eks me elame ja näeme, ma arvan. Ma annan selle üldise vastuse, aga ega sa ei saagi öelda, ma ei saagi midagi parem. EM-il olen kullamees, et seda täpselt see on sinu kontrolli alt natukene väljas. Aga Gregor, suur tänu, et sa leidsid selle aja ja saime need graafikud jonksu niimoodi, et saime sinuga täna rääkida. Meie Margusega elame sulle kindlasti väga-väga tugevalt kaasa, jälgime sind ja ega see medal ei ole mägede taga, me arvame seda nii. Loodame nii. Pöidlalt tihku. Suured tänud. Aitäh. Jalgpalliklubi hooaeg hakkab tuure koguma, mõned punktid on juba tabelites kirjas ja asume kohe asja kallale. Kõigepealt alustame Premier Liiga mängudest nädalavahetusel. Kahjuks seda kõige põnevamat mängu, mis on toimumas esmaspäeval ehk siis saate salvestamise päeval, me teile kommenteerida ei saa, aga sellegi poolest teisi mänge ka ju absoluutselt vägevaid mänge oli ja alustame Crystal Palace ja Aston Villa mängust, mille Crystal Palace võitis 3-1. Crystal Palace ei ole kindlasti mingi pushover sats Premier League'is, aga 3-1 Aston Villale. See tähendab seda, et Steven Gerrard ei ole ikkagi nagu käima saanud meeskonda, natukene põeb seda sama sündroomi tõenäoliselt nagu Manu ja Liverpool. Ja Lampardil sama probleem, jah. Õigupoolest nüüd ütleme, Lampardile nad ju tegid ära, aga Palace jah, on tõesti alustanud väga hästi, väga tugevalt. Kõikide suurte vastu, kellega nad mänginud ka samamoodi. 9. kohal tabelist. Ja ütleme jah, nii-öelda... Üks võiti, üks viik. Virtuaalselt juba jah, seal kusagil kindlalt nagu räägime tabeli ülemisest otsast, siis mitte alumisest 10. Nii, aga... Selle mänguga ongi kõik, et rohkem sellest pikalt nagu rääkida ei ole midagi. Huvitav mäng oli ka Fulham Brentford, mis on selles mõttes huvitav, et Fulham võitis 3-2 selle mängu. Brentfordi, kes just võitis mänu. Jah, et me oleme juba nagu harjunud, et Brentford on tõusev täht ja tegelikult juba eelmine hooaeg oli väga, väga selgelt oma mingisugust joont ajav sats, kes on võimeline võitma heal päeval ka kõige suuremaid. Aga nüüd Fulham, kes oli siuke, on alati olnud peksupoiss, aga ütleme viimased 5 või ütleme viimased 10 aastat. See sisse-välja Norwichiga korda mööda, et see nüüd nali levib ka internetis, et tegelikult Fulham ja Norwich on sama klubi, nad lihtsalt iga aasta vahetavad logo. ja täpselt, nii on jah. Et selles mõttes see oli ka väga üllatav. Ja ma olin tõesti üllatunud, kui ma nägin, et Brentford sisse sai, et oleks olnud loogiline, et Brentford ikkagi nagu võidab, sest et on ju olnud väga tugev, aga... Seda aeg-ajalt juhtub Premis, et just siuksed väiksemad klubid nagu, ütleme nagu West Ham oli eelmine aasta, et ta sai kuidagi sisse just nagu nende väiksemate käest ja suuremaid kogu aeg võitis. Hammustas, jah. Aga üks suur, keda pole keegi suutnud seast hammustada, on Arsenal. Ja Arsenal võitis 3-0 Bournemouthi ja tuleb öelda ausalt, et ma arvan, et Real Madrid praegu natuke vaatab, kratsib kukelt ja mõtleb, et miks nad selle Ödegaardi enda juurest minema lasid, et ta on ikka väga-väga särama löönud ja ta on ikkagi nagu väga nagu tugev mängumees. Ma ütleks lausa, et Premier League'is on uus kuum paar, Jesus ja Ödegaard. Et ütleme, teise kategooria paar on siis... De Bruyne Haaland või? Jah, De Bruyne Haaland ka natukene käima saanud, ütleme, aga jah, see pigem küsiks hoopis, miks City Jesusi minema lasi, siis vaata, kuidas ta lammutab, seda täitsa pandi mängima. Nüüd ta lastakse mängida, tee mis tahad, nagu kõik pallid on sinu peal.
ja mees lihtsalt käib triblama, ta pole elus näidanud sellist mängu. Isegi mitte Brasiilia koondisest nagu. Brasiilia koondisest seda rääkimata, no seal ei lastagi tal mängida. Arsenal on väga äge ja mul siiralt on hea meel Arsenali üle, sellepärast, et nende pikk kannatuste rada on olnud ka ikkagi peale Wengeri minekut ikkagi nagu, Wengeri lõpp oli tegelikult juba kahvatu. Et nad on ägedalt käima saanud, nad on minu arust väga nagu sümpaatse ja sükse isuka satsi kokku pannud ja mulle tundus eelmine aasta, et Artetale tehti natuke treenerina liiga, et aga see aasta ta on ikkagi nagu kuidagi, praegu esimese 3 mänguga ikkagi jätnud mulje, et uus hispaanlase supertreener Premier League'is, et väga ägedalt paneb. Sa mõtled, liiga tegid need, kes arvasid, et ta peaks ikka lahti laskma ja minema viskama ja... Et Arsenali nimi tuleneb Arsene Wengeri. Jah, täpselt. Okei. Ei, vinge mäng oli ja tõesti tugeva ülekaaluga selles mõttes, et kui me võtame, Bournemouth tegi ju väga tugeva mängu Liverpooli vastu ja mängis viiki, siis nüüd on neil kohe järgmine Arsenal otsa ja Arsenal näitas, mida Liverpool ei suutnud. Et palun, siin ta on meil. Ja City tegi ka ju mõnusalt käkerdust meil nädalavahetusel. Oleks pidanud olema jalutuskäik pargis Newcastle Unitedi vastu, aga tuli ikkagi üks hetk olid 3-1 taga ja pidid ikkagi nagu suured nagu mehed pidid ikkagi ennast liigutama panema. Lõpuks 3-3 mängisid viiki, aga ega Guardiola selle olukorra ikkagi üle nagu rahul ei olnud. See jalutuskäik pargis oli asjast kaugel tõesti. Nad olidki jalutasid, aga nad lihtsalt poolel teel koju said peksa. Ja rohkem nagu Ebenipuu torni ronimine. Et tõepoolest, see mäng oli kohutav. Tead, ma sain aru, et siin on lihtne valem. Newcastle sai aru, kuidas mängida Cityga. Neil lihtsalt ei ole jõudu. Muidu nad teavad, kuidas seda teha, aga ütleme, 60 minutiks on kõik keelvestil ja kõik, ei jookse enam keegi, sest kiireid mehi seal on ja kõik kõrged pressid. Nad ei lase Cityl tulla alguses tika takatama seal ja üldse seal Cityl nagu mõelda ja pöörata ja teha ei lase. Kogu aeg seljas. Räme press oli seljas kogu aeg ja eksisid ja City oligi nagu nad tegelikult 30 minutit ei saanud üldse aru, mida... Pole harjunud, et keegi niimoodi mängib vastu. Ja siis nagu sa pead ümber orienteeruma, aga kuidas sa nii kiiresti teed seda. Mänguplaan ja lõps teine ju. Ja 3-1 taha jääda, see on ikka juba... Aga kui ütleme 3-1 ka välja tulla viiki on ka ikkagi juba kõva tulemus. See näitab ikkagi selles mõttes. Liverpoolile igatahes anti natukene tehti öeldi, et me anname sulle ka see aasta lootust. Jah, aga võtame ära ka. Nii palju ei anna. 1 punkti ikka võtame. 2 kaotame, aga 1 võtame ära. Ja kõvasti punkte ju laristas Chelsea, kes oleks justkui tegelikult nagu ootuste kohaselt Leedsi pidanud ju võitma, et Leeds alles ju tegelikult värske nägu taas tagasi Premis 2 aastat, kui ma ei eksi, ja Chelsea ikkagi ju suured Euroopa tšempionid aastate tagant, et see kütti 3-0 ja Leeds ilma Rafinhata lööb väravaid küll, pole väegi venda. Ja Chelsea läks nagu kõik valesti, mis valesti minna saab. Mängujoonis ei tööta. Kas eelmise nädala kaklus Kontega lõi Tucheli vormist välja? Ma arvan, et Tuchel läks ja kakles seal garderoobis edasi, võib-olla said mõned mängijad ka toolakat. Aga seal praegu üldse ei töötanud ikkagi. Ja see nagu keeruline isegi öelda, mis see nagu valesti oli, sest kui sa näed, et söödud ei jõua kohale, ükski nagu selline rünnak ei saa, tegelikult ei jõua poole pealegi, et ütleme jah, et kauglöögid ei õnnestu midagi. Lukakut on ikka tagasi vaja. Lukakut tagasi vaja, jah. Lukaku muidugi Interis ikkagi nagu täitsa toimib. Ei, toimib. Ta nagu üldse ei toimib. Aga kohe me jõuame Serie A-ni, aga viskame kiirelt pilgu peale ka Premi tabelile. Esimesel kohal siis Arsenal 9 punktiga täis edu ja 2 väravat ainult last nendel lüüa ja teistele paugutanud 9. Teisel kohal City, 3. Tottenham, Leeds, Brighton, Newcastle, Fulham, Brentford, Palace, Nottingham, Chelsea 12, Liverpool 15, Leicester 18 ja Mänu 19. Tead, kellel tasub silma peal hoida see hooaeg? Arsenalil niikuinii, aga nendest väiksematest satsidest Brighton. Eelmine aasta nad olid ju kas 6. 7. Ei, nad olid ikka seal 6. nad ei olnud. 6 hulka vist ikka ei pääsenud. Ma arvan, et ta olid seal 10 sees olid küll, jah, esikümnes. Aga vaatame üle Serie A. Jah. Ja taaskord oleme nagu natukene ütleme siis selles situatsioonis, et me ei saa kommenteerida põnevaid Itaalia liiga mänge, sest saate salvestamise hetkeks ei ole veel mänginud ei Napoli ega ka Juventus. Nii et aga
aga meil on mänginud Inter. Üldiselt tegelikult ütleme nädalavahetuse mängude kohta võib öelda seda, et maru kuiv oli, väga palju oli 0-0 viike, ma vaatan 1-2, 3-0 viiki, 2-1-1 viiki, 1-1-0, 1-3-0, 1-4-0. Et suhteliselt nagu tühi. Inter võitis Speziat siis 3-0 ja nagu pooledi mainisime, et Lukaku Interis taas kord toimib, andis Lautaro Martinezele värava söödu. Mõni mees lihtsalt mõnda klubisse sobib ja mõnda ei sobi. Ja seal ongi, seal on tema koht täitsa olemas ja nad oskavad Lukaku peale mängida, Chelsea's nagu mitte nii väga. No männu oli samamoodi ei saanud. Sama probleem on Haalandiga praegu City's. Nad ei oska tema peale mängida. Fun fact, Haaland pole löönud mitte ühtegi peaga väravat. Ja, oma pikkuse kohta. Ja minu arust ta ei olegi väga, ta ei ole selline nagu Flo oli, et kes lõi Norra koondides ainult peaga lõigi väravaid. Haaland on sama pikk, aga selle eest tal on hea jalg. Aga ta ei saa seda jooksu peale sinna. On paar sükest rünnakut on teinud. Aga see Serie A juurde tagasi. Ja mis siis nagu põnevat, eks ole, siin on toimunud, ongi, Inter on nagu teinud juba mitu vooru järjest nagu enda, ehk siis 2 vooru, mitu juba. Tohutu edulugu. Jah, tohutu edulugu. Lazio seekord siis nagu libastus, aga ta ei libastunud nagu sellise suure kännujuurika otsa, vaid selline väiksema Torino meeskonna otsa. 0-0 ei ole ka nagu halb tulemus võõrsil ja ütleme, et Lazio ei ole ka nagu selline päris nagu esikolmiku sats olnud. Aga Torino on järjest muidugi ka kasvanud nagu järjest tugevamaks tiimiks, et ja mis oli veel mäng, mida jälgisime, oli siis nagu suures lootuses, et nüüd Fiorentina hakkab see hooaeg näitama, aga ilma Vlahovitsit ikka päris see nagu veel ei näita. Ädine viik kätte saadi. Empoli vastu, kes veel jäi vähemusse 66. minutil. Et oleks pidanud ikkagi tulema 3 mängus, kus juures anti punane. Ja mis mäng veel oli tegelikult mõnus raiskamine, oli meil Atalanta ja Milan. Milan siis meistritena oleks ju paberite peal kõiki leeduskohaliselt pidanud ikkagi võtma ära endale 3 punkti, aga said ääri-veeri kätte viigi. Et nad sisse ei saanud veel. Et nad sisse ei saanud ja kõva lahing, kollaseid kaarte lendas ja Aga siin tuleb öelda, et Atalanta on tegelikult nagu väga nagu tugev sats ikkagi. Ütleme, et võõrsil nendega viiki mängida on juba hea tulemus. Atalanta on ka praegu Serie A-s 4. kohal. Vaatame ülega kohe, kui me jõudsime. Napoli esimene 6 punkti, 2 vooru siis peetud. Inter teine, Milan 3, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino, Juventus, Roma ja Spezia. Ja siis tuleb ära mainida seda, et Juventus ja Romal on ainult 1 mäng peetud, et sellepärast nad on ka praegu 9. ja 8. Kõikide eelduste kohaselt nad peaksid punkti nüüd juurde saama nüüd selle teise vooruga. Mis sinu pakkumine on, mismoodi see hooaeg minema hakkab? Ma ei julge öelda võitjat, aga ma julgen öelda seda, et Mourinho rebasena tuleb ja näitab, kuidas Itaalias keskpärase satsiga tehakse suuri tegusid. Ma arvan, et mitte Lazio, vaid Rooma on esi-3. Ja loomulikult me leiame sealt kindlasti ka Juventuse ja mõlemad Milani klubid, et siin nagu saladust ei ole, aga äkki Inter see aasta võtab ära, et tundub nagu võiks olla nende aasta. Ja, ma olen nõus, et... Muidugi mulle meeldis Rooma, see oleks nagu... Mina arvan, et Roomal ei ole seda staminat, et esikolmikusse trügida ja ma pakun, et Napoli hakkab lammutama see hooaeg, sest seal tundub kuidagi asi väga organiseeritud. Seal on vähe vist värskendatud ka midagi. Ja natuke on toodud siia sinna, aga ütleme, põhisats on sama. Inter, Napoli ja Juventus, ma arvan, klaarivad omavahel selle... Aga Prem? Ja Premis, ma arvan, ikkagi City võtab seekord ära. City live ilmselt kindlasti. City live, selles mõttes ta ei muutu väga palju, väga suurt erinevust ei saa olema eelmist hooajast. Aga Cityl on ikkagi Haaland, kes ilmselt käivitub kusagil jõulude paiku ja Boxing Day'l hakkab peaga ka väravaid lööma, need siis on juba... Vaatame, mis see Nunes teeb, aga mina arvan, et Inglismaal ikkagi Arsenal teeb Nunes näitas, et ta võib punaseid ka võtta. Ta võib peaga panna. Aga ma arvan, et Arsenal see aasta üllatab. Õige, muidugi. Tegelikult võibki olla, et see suur üllatus võib tulla hoopis sealt. Arsenal.
jah, aga ma arvan, et ta võiduks veel ei ole. Väsib ära natukene ikkagi. Ma arvan, väsib ära, jah. Natuke eksivad. Võt, sellised jalgpallimõtted selliselt kahelt ja targalt jalgpalli eksperdilt täpselt ja uute juttudega tuleme uuel nädalal, kus me võtame ette siis näiteks La Liga ja Bundesliga. Täpselt nii. Tänase väljakutse viktoriini teema on inspireeritud äsja lõppenud Müncheni Euroopa meistrivõistlustest ja loomulikult kerge jõustikust käib jutt. Lauri, sulle, ma saan aru, et sa oled väga kursis Eesti kerge jõustiklaste saavutustega. Absoluutselt, no muidugi. Ja just nimelt Eesti kerge jõustiku tippudest EM-il me täna siis räägime. Õigemini mina küsin sinult ja sina vastad. Nagu ikka 50% õigeid vastuseid annab sulle võidu korral seekordseks karistuseks nii-öelda kaotajale, ei mõtle mitte võitja seda välja ega ka me seda praegu välja ei kuuluta, vaid teil vaatajatel on võimalus välja pakkuda, millist karistust peab kaotaja kandma, ehk siis kirjutage YouTube'i kommentaaridesse ja sealt me siis valime nagu kõige parema karistuse. Vot. Kellest sai 2018. aasta Berliini EM-il läbi ajaloo 15. Eesti sportlane, kes on jõudnud EM-i medalile? Maicel Uibo. Vale vastus. Magnus Kirt. Magnus Kirt. Nii. See oli see, kus Tõla ära viskas? Jah, täpselt nii. Okay. See oli see. Ja. Aga järgmine küsimus. 1938. aasta Viini, 38. aasta Viini, mäletad on ju? Olid esmakordselt võistlustules ka naised. Eestist oli esindatud 2 naist. Ilse Uus ja Anne Parmson. Ilse Uus võistles lausa 2 alal. Millised alad need olid? Ja punkti saamiseks pead sa ära arvama selle põhiala, kus mõlemad siis nii Ilse kui Anne võistlesid. Okei, siin on kahtlustan, et siin on tegemist jooksudistantsidega. No, mulle meeldib see, jah. See loogika on sul... See suund on õige, jah. Suund on õige, jah. Hästi klassikaline on ju mingisugune 100-200 on ju, mingi 400-800, 800 000, 500, 5000, 10 000. Need on sellised nagu mingi põhipaarid, mida nagu joostaks. Ma võin sulle vihjena öelda, et see loogika võib-olla aitab sind, kui sa mõtled, et üks naistest võistles 2 alal. Millised tavaliselt on 2 ala, millel... No ongi kas on sprindid, on ju, või sprinti kaugus on hästi populaarne, on ju. On ju Carl Lewis näiteks ja mingid asjad. No, absoluutselt. Aga paneme sprinti kaugus. Täpselt õige vastus. Nii. Punkt kirjas ja kolmas... 1-1. Kolmas küsimus. Nii, 2016. aastal võitis Gerd Kanter oma viimase EM-i medali Amsterdami mängudel. Mis värvi see oli? Kanteri viimane medal või? Vaata, siin on 3 varianti. Ja, siin on 3 varianti ja siin on nagu teistpidi ka 3 varianti, et nagu mida ma viimati mäletan, kas EM-i, MM-i või OM-i. Aga ma arvan, et see viimane medal oli pronks. Sul on õigus, pronks ta oli... Yes. Nii, 2-1. 2-1 ja tõepoolest otsustasin, et teen sulle vähe raskema challenge'i seekord, aga see minu intelligents ikkagi alendasid, mulle tundub. Muuseas, Kanter polegi EM-il kunagi kulda võitnud. No näed sa. Kes see tahab, kui olümpia kohe käes on ju. Just. Aga 4. küsimus. Rääkides Eesti kergejõustikust, ei saa me üle ega ümber loomulikult 10 võistlusest. Erki Nool. Ja Erki Noolest, just nimelt. Erki on võitnud siis kuldmedali nii olümpial kui EM-il, vastavalt siis 2002 Sydney mängudel ja 98. aasta. 2000 oli Sydney. Jah, 2000 ja loomulikult milleeniumi mängudel ja 98. aastal siis tuli Budapesti EM-ilt kuldmedal, kus ta võttis 4 alavõitu. 10 võistluse Eesti rekord on samuti Erki Noole nimel aastast 2001 Edmontoni MM-ilt, kus ta võitis hõbeda 8815 punktiga. Mõtle, millised skoorid olid siis Toomas Dvorsaki järel. 8200. Mingid ennab panid 9 tonni ka, nii et nagu... Jaa, aga no mõtlen, see ongi Dvorsaki maailmarekord, on üle 9. Noolele kuulub aga veel ühe ala Eesti rekord. Teivashüpe. Milline ala ja millise tulemusega? Teivashüpe ja ma arvan mingisugune 5.70 või 5.75 midagi sinna kanti. See oli väga optimistlik sul. Tegelikult on see kaugushüpe.
Teivas kuulus siis kunagi talle, ma mäletan seda. Teivas hüppe, tema minu arust isiklik rekord, kas on 5.40 või midagi. Vähemalt 5.40 on hüpanud võistluste käigus. Ma just rohkem hüpanud ka. No tähendab, suurvõistlustel ta ei ole üle 5.40 hüpanud. Aga 5.68 või midagi sellist peaks olema Eesti rekord. No igal juhul või 65. Jah, kaugushüppe ja 8.10. 2-2. 2-2. Nii, 5 küsimus. Magnus Kirdile kuulub Eesti odaviske rekord, mille ta püstitas Soome mängudel 2019. aastal. Aga vähesed teavad, et Kirdile kuulub ka üks maailmarekord. Mis maailmarekord see selline on? Oota. Ma olen kuulnud seda, kas see oli mingi stabiilsete visete mingi arv või mingi siuke asi, et ta viskas a la mingisugusest 85 meetrist üle mingi teatud arvu kordi või mingi siuke. Ei ole või? Ei. Oota, aga meil on EM teemaks või see puudutab EM-i või? See tegelikult ausalt öeldes ei puuduta EM-i. No vaata, kus nüüd teeb trikk. Okei, ma ei tea, ütle vastus. No see on tõesti ainuke küsimus, mis EM-i ei puuduta, sellepärast, et see oli nii huvitav. Mis see vastus on? See on vasakukäeliste odaviskajate maailmarekord. No selle peale oleks võinud iseenesest aga tulla. Aga no tegelikult see on keeruline tulla. Ja. See on nii... No nii, mis meil on 3-2? 3-2 ja viimane küsimus. Jah, läks põnevaks. Alates Eesti taasiseseisvumisest parim koht Eestile EM-i üldarvestuses on seni pärit 98. aastast Budapesti turniirilt ja see on 14. koht medalitabelis. Ning selle eest võlgneme me tänu loomulikult Erki Noolele, kes seal kulla võitis. See jäigi meil ainsaks medaliks Budapestis. 2014. aastal aga olid ka üsna edukad mängud meile. Eesti jäi medalitabelis 2 hõbedaga 17. kohale. Üks neist hõbedatest, ühe neist võitis Kanter, kes võitis teise. Mis aasta see oli? 2014. 2014. No lihtne vastus oleks ju võtta sealt kohe 10 võistlusest, on ju. Aga meil oli ka Balta oli mingi hetk, vaata medalitel mängis, on ju. Naisseitsme võistlejad olid meil vahepeal hästi tugevad. Jaa, meil oli veel seal. No jah. Meil 2014 oli päris suur sats koos. Sats, jah. Aga äkki lõhnab Pahapilli järgi või? Pahapill on võitnud hõbemedal. Ma ei tea. Rasmus Mägi. Ja kummaline mõelda, et juba 2014, et tegelikult... 10 aastat tagasi peaaegu. Jah. 8 aastat tagasi, täitsa haige. Alles takkas ju jooksma. Just, jah. Selline... 4-2 sain siis aledalt selle viktoriini täna sisse. Nii et ole sina siis hea, pane YouTube'is kommentaaridesse, mis karistus mind järgmine saade ootab ja me viime selle ellu, aga järgmine kord teen mina sulle viktoriini. No teemat pole veel mõelnud, nii et see tuleb sulle üllatusena. Ootan põnevusega nagu ikka. Nüüd vaatame kiiresti üle, mis see nädal spordis meile toob. Esiteks kõigile F1 sõpradele. F1 on tagasi. Kui te olete hakanud juba meeleheites vormel E-d vaatama, siis nüüd võite selle kinni panna. Nii, Norras Bergenis on toimumas triatloni MM, keda huvitab. Poolas, Sloveenias algab võrkpalli MM loomulikult ja Teemantliiga etapp reedel Lausanne'is. Ja loomulikult hulganisti jalgpalli, kõik liigad ja pluss veel meistrite liiga siis viimase, tähendab korduskohtumine valikringis. Aga hakkamegi nendega pihta, võib-olla kõige mõnevam siis nendest, kes siis play-offidest edasi saavad alagruppi, mäng Benfica, Dynamo. Hetkel, kui me saadet salvestame, siis mängu võitjaks ennustatakse pigem Benficat, KF on 1,37, Viik 5,10 ja Dynamo võit 9,10. Edasipääs... Kiievi Dynamost käib jutt siis? Ja Kiievi Dynamost ja edasipääs, et Benfica saab edasi on 1,008 ja Kiievi Dynamol 17,30. No jah, kahjuks ei näe ka mina seal mingit šanssi, selles mõttes ma olen koefitsiendiga täiesti nõus. Ja teine põnev paar on PSV versus Rangers ja seal ennustatakse siis, et mängu võidab edasi läheb PSV, mängu võitja 1,83, Viik 4,10 ja Rangersi võit on ka 4,10 ja edasipääs siis PSV-le
1,40 ja Rangersile 2,95. Siin ma näen mingit pessimismi oli beti ridades. Ma arvan, et ei no selles mõttes Rangersil on ju igasugu võimalusi siin tegelikult veel. Absoluutselt. Aga Euroopa liigas on ka Karol Metsa koduklubi Zürich mängimas Šotimaa Hartsiga ja mäng toimub neljapäeval, kui FM-il hetkel ei ole. Konverentsiliigas toimub siis põnev mäng Hajduk, Spilt ja Villarreal ja seal on Villarreal igatepidi põhjendatult suurim favoriit ja kollane allveelaev tuleb jälle, ehk siis mänguvõit on 1,59 Villarrealile, viik on 4 ja Spilti võit on 5,40 ja edasipääs Villarrealile 1,006. No Villarreal just võitis ju Atletico Madridi nädalavahetusel, nii et nad on heas hoos. Ma mäletan eelmisest hooajast, et nad olid juba väga-väga head, et korvpallikoondis mängib siis 2 MM-i valikmängu, KF kahjuks veel ei ole. 25.08 mängime siis Sloveeniaga ja 28. augustil mängime Soomega ja see toimub siis meil ka Saku Suurhallis. Nii et jälgige siis neid koefitsiente, millal nad tulevad ja Eesti Premis nädalavahetusel või ütleme selle nädalal väga põnevad mängud ees ootamas. Paide ja Flora lähevad omavahel kokku ja Levadia Kalju, ehk siis esinelik mängib omavahel. UEFA kahjuks veel ei ole, aga... No ja, olles näinud, millises seisus Flora hetkel on, siis ma ütleks, et Paidel pole paremat šanssi kunagi olnudki. Tõsi ta on ja nagu me mainisime, Vormel 1 tuleb tagasi lõpuks ometi ja Belgia GP-ga ja koefitsendid sellised, et põhimõtteliselt ju siis jällegi Maxil kodurada, Belgia, Holland, kõik need on ühes pundis. Potato. Jep, ja Maxi võidukoefitsient 1,90, Leclercil 4, Hamiltonil 6 ja Sainzil 9, nii et Mercedes teeb comeback, aga sellest me räägime juba järgmine nädal pikemalt. Ja mis meil siis veel huvitavat toimumas on? Võrkpalli MM hakkab, nii et seda tasub kindlasti jälgida. Eestlased kahjuks peal ei ole, aga seal tipptasemel mängu näeb kõvasti. No seal kindlasti saab olema, see saab kindlasti väga põnev olema. Ja nüüd meie ennustusmäng. Meil nimelt on siin olemas üks Fiorentina originaalsärk. Kelle tema see on? See kuulub Cristiano Biragile, kes on siis Itaalia ja Fiorentina klubi kaitsemängija. Allkirjastatud särk. See võib kuuluda sulle juba järgmine nädal, kui sa vastad ära õigesti küsimusele, milleks on. Vastama peab õige skoori, ehk siis see, kes ennustab järgmisel pühapäeval toimuva Napoli ja Fiorentina mängu skoori õigesti, nende vahel loosime me siis välja võitja, kes saab selle imelise jalgpallisärgi endale. Ja kuhu vastuseid tuleb kirjutada? Ja vastused tuleb kirjutada meie YouTube'i kanali kommentaaridesse või Facebooki kanali kommentaaridesse. Nii et head loosiõnne, head jahti ja kohtume juba järgmisel nädalal uue saatega. Tšau! Tšau! Kõik on võimalik. Olivett!